ja meil on siin 7 vinget naist, võib öelda, vanuses 10+ kuni 70+. Aga loomulikult vanus ei mängi siin absoluutselt mingit rolli. Tähtis on mõtteviis ja suhtumine ja eks siin natukene on selline stereotüüpne mõtlemine, et naisettevõtja ja meesettevõtja, et osad arvavad, et pole vahet, kas sa oled naissoost või meessoost, osad arvavad, et on vahe, et naised vajavad rohkem toetust ja sellel teemal me siis ka täna räägime. Ja tegelikult soorollide selline stereotüüpide valdkonda kuuluv mõtlemine oli omane juba ka vanas Kreekas, kus siis Platon nimetas naist mehe intellektuaalseks reserviks ja Aristoteles lausa viimistlemata meheks. Jah, tänapäeval on loomulikult kõik muutunud ja ma tegelikult annangi sellise päris raske ülesande nendele toredatele naistele siin, et me oleme kõik lifti kõnest kuulnud ja palun teid, et te tutvustaksite siis ennast muidugi ükshaaval 15 sekundi jooksul. 300 või 230 naisele müüge siis ennast maha. Palun, Viivika. Tere, mina olen Viivika ja ettevõtjana tegutsen 2 põhilises valdkonnas. V5 Feng Shui brändi alt annan välja tooteid Feng Shui huvilistele ja müün neid Eestis ja eksporditurgudel. Ja paar aastat tagasi asutasin Inspiratsiooni instituudi eesmärgiga siis aidata, harida ja ühendada ettevõtlikke naisi Eestis. Aitäh! Martiine või Merilin. Tere, mina olen Merilin, õpilasfirma Vestais tegevjuht, sel aastal ka õpilasfirmadele noormentor. Tallinna Ülikooli juures annan 3. kursuse tudengitele loenguid ettevõtlikkuse valdkonnas ning ka rahvusvahelistel konverentsidel olen mentoriks. Martiine. Tere, ma olen Martiine. Ma olen Tallinna 21. koolist ja 5. klassis majanduse tunni raames ma tegin mini-firmat ja müüsin vanalinnapäevadel muffineid. Tere, mina olen Katrin Klaabo. Ma olen Raplamaa naiste ettevõtlusühingu asutaja ja juht olnud 9 aastat ja lisaks sellele loonud ühe mööblitootmise ettevõtte. Tere, mina olen Anneliis Taisen, mina olen Ösel Birdsi kasemahlajookide juhatuse liige ja brändingu ja turunduse eest vastutaja. Aga kuna ma elan Saksamaal, siis tegelikult nüüd ka kogu selle viimase arengu valguses olen ka kogu protsessi tootmisest kuni müügi vastutaja. Ja minu nimi on Anne-Mari Rannamäe. Sattusin ettevõtlusesse, kui uus aeg viis töökoha alt ära peale naiskoolituskeskuse ettevõtlusprogrammi lõpetamist, tegin oma firma ja see on siiamaale kestnud. Alates 2000. aastast ka väga aktiivselt tegutsen. Mittetulundussektoris naisleiutajate liinis. Ja Leila veel. Tere, minu nimi on Leila Haugas ja mina olen siis põhimõtteliselt tegelikult disaineri taustaga ettevõtja ja müün oma eksporditeenustis väljapoole Eestit. Ja lisaks aitan ka Eesti ettevõtjatel eksportturgudele ja minu kõige suurem selline kirg läheb Aasia turgudele, kuna ma töötan igapäevaselt Aasia turgudega. Aitäh, tulite hästi toime. Nagu me siin erinevat statistikas saame lugeda ja ka kuulsime, et 1/3 ettevõtjatest on naised. Ja 1/3 2/3 naisi tegelikult tegutsevad üksi, alustavad üksi naisettevõtlusega. Et küsiks teilt, et millal tegelikult on õige aeg alustada ettevõtlusega, et kas siis, kui oled selline noor ja roheline või pigem siis, kui juba oled natukene elukogenum, et Merilini peale alustaks? Mina olen ise hetkel 12. klassi õpilane. Oma õpilasfirmaga saavutasime Eestis 2. koha ja ka parima toiduvaldkonna eripreemia 384 õpilasfirmast. Ka rahvusvahelistel laatudel oleme võitnud erinevaid tiitleid, aga mina vastaksingi sellele küsimusele võib-olla niimoodi, et selle õige aja te peate ise ära tundma, et kui teil tuleb see hea idee, see tunne, et te tõesti tahaksite alustada ettevõtlusega, siis on see õige aeg, kuna keegi ei saa teile seda peale sundida. Ja nii ma arvan oli ka minul, et ma lihtsalt tundsin, et see on see õige hetk.
ma arvan, et see, kas sa oled noor ja ilus ja roheline või pigem selline kogenud, et kuskilt peab ju alustama, ka 40-aastased ja 50-aastased võivad alustada, ka siis me oleme noored ja ilusad ju tegelikult, eks ju. Et minu meelest ongi niimoodi, et ka noori, rohelisi ja ilusaid võib-olla vahepeal on tõsisemalt raskem võtta, aga tegelikult, kui see noor näitab, milleks ta on suuteline, kas ta teeb asju südamega ja kui usaldusväärne ta on, et siis on ka noor päris tõsiselt toetav. Aitäh, Leila. Mina arvan ka, et tegelikult sellist õiget aega ei ole, et kui sul on selline tunne, et sa peaksid midagi saavutama või sul on midagi pakkuda, ükskõik mis see siis oleks, siis tegelikult ma arvan, et sellist õiget aega ootama jäädes pole ka mõtteks seda teha, sellepärast et pigem nagu siis alustada kohe ja täna ja homme või mis iganes, et sellist õiget aega, millal seda teha, kindlasti ei pruugigi tulla muidu, et pigem kui see tungiv vajadus on ettevõtjaks hakata, siis palun tehke seda kohe. Nii, Anne-Mari. Ja muidugi on olukord ise vahest tingib selle, et tuleb lihtsalt ettevõtlusega hakata tegelema, kuna muud ei jää üle. Aitäh. Siin naisi arvatakse, et naised on sellised alalhoidlikumad ja tegelevad turismi ja toitlustuse ja selliste pehmete valdkondadega. Mehed on hästi riskialdid, mõtlevad suurelt, kohe tahavad maailma vallutada. Et kui teie ettevõtlusega alustasite, et kas te pigem mõtlesite ühele töökohale ja oma nagu siin Eestis tegutsemise peale või mõtlesite kohe maailma vallutamise peale? Anneliis. Me hakkasime kohe maailma vallutama. Ilmselgelt sellest ka meie ettevõtte nimi, et Ösel Birch. Birch on ju ingliskeelne kask, eks ole. Ja Ösel selle jaoks siis, et Eestit ja Saaremaad siis rahvusvaheliselt tutvustada. Ja ilmselgelt ei ole selle tootel ka Eestil nii suurt turgu, kuna Eesti on siiski väga-väga pisikene võrreldes teiste turgudega, eks ole. Ja selleks, et ise ennast ära toita ja et ka teistele inimestele töökohti pakkuda, on meil vaja minna suuremaks. Ehk siis puljalt peale hakata. Katrin. No kindlasti suurelt loomulikult kohe alustasime, aga me alustasime 90ndate keskel, kus olid kõik võimalused veel lahti, et see oli nagu hoopis teistsugune maailm. Ja meil oli veel see õnn ka, et turg janunes toodete järgi, et ole lihtsalt mees ja toota ja kui sul oli turg ja tol hetkel oli veel ka Venemaa turg olemas, nii et meil oli tegelikult alustamine kerge, alustasime 8 inimesega ja kohe varsti oli meil juba 80 inimest tööl, nii et ainult suured. Nii, aga Martine, mis sina arvad, kuidas alustada? Ma arvan, et nagu kui sul on oma mõte ja idee, millesse sa usud, siis see lõpuks nagu paisub suuremaks, kui sa oled otsusekindel ja näed vaeva ja nagu peab, ma arvan, laskma asjadel, peab kindlasti vaeva nägema, aga vahest ei saa kohe alguses väga suureks minna, pole lihtsalt võimalik, aga kõik läheb nii nagu on, peab minema. Ja Vivika. Kui mina V5 Feng Shui esimese tootega alustasin, see oli siis Feng Shui stardikomplekt, siis ma kohe tegin seal alguses inglise keel, sest ma arvasin, et Eesti on hästi väike turg. Aga tegelikult toote ma tõin siiski, kui ta sai valmis turule Eestis ja ma muidugi mõtlesin suurelt, et selles suhtes eesmärk oligi eksporditurgudele minna, aga alustada siin Eestis oli minu meelest hea otsus, sellepärast et see on niisugune hea testturg, väike, hästi kiiresti sai teada, kas seda vajadust üldse on. Et just eriti selliste toodetega, mis on niisugused uuemad ja nii-öelda nagu võrdlusmomenti ei ole, et siis siit ma sain need vastused hästi kiiresti kätte ja julguse siis eksporditurgudele minna. Nii et mõelge ikkagi suurelt. Ja. Ma lisaks seal juurde, et just täpselt niimoodi minu ettevõtlus algas ka, et võimalused olid tohutud, sest ma pidin lõhkama selle Uus-Sadama tänavalt selle vanase Stalini aegse värava, sest suured kalgikoormad ei mahtunud enam sadamasse sisse ja mulle öeldud, kuidas sina küll sellise objekti said ja peale selle oli siis veel suured uhked väravad sinna vaja ehitada, et võimalused olid tõesti vahvad.
võib-olla ma lisaksin veel siia kokkuvõtteks seda, et minu meelest kogemusi ei tule ilma uljuseta. Et selleks, et kogemused ükskõik kas noorematel või natukene vanematel inimestel tuleksid, siis selleks on vaja uljust ettevõtlusmaailmas. Et ettevõtja ja ettevõtlik ei saa olla ilma selleta, et sa oleksid uljas, julge või siis, et sa ei võta riske. Mina olen ka Meriliga selles suhtes nõus, et julge tuleb olla, ilma uljuseta neid kogemusi tegelikult ei tulegi lõpuks, et kui me seda esimest sammu julgelt ei tee, siis kust need kogemused pärast tulevad. Aga siin ongi 2 veel õpite ja Junior Achievement on hästi hea programm, kus tegelikult soovitan kõigil, kellel on lapsed, et tasuks liituda ja seal on tõesti õpilasfirma on see, kus seda uljust ka arendatakse. Aga küsiks siiski veel seoses uljusega, et kuidas siis õpetada üldse uljust, et kas näiteks panna bensihüppeid hüppama või hobusega ratsutama, et kus seda uljust siis saab, et sa siis ettevõtluses oleksid ka selline uljas ja no palun. Ma tahaks öelda, et võib-olla see uljus on ikkagi üks kaasasündinud iseloomuomadus, sest et igast inimest ei saa ettevõtjat. Ja see on ikkagi väikene arv meist, kes on selleks suutelised. Ja see uljus on üks selline väga iseloomulik. Aga ei tohi unustada, et peavad olema teadmised ja siis peavad veel olema ausus, korrektsus, vastutustunne. Siis tuleb aga mida teie just arvate tüdrukute uljusest, et kuidas, kuigi ma tean, et aasta-aastalt üha rohkem tüdrukuid just osaleb seal Junior Achievement'i programmis? Mina siiski vastukaaluks ütleks seda, et uljust võib-olla see on täiesti kaasasündinud mingil määral, nagu kõik meie isikuomadused või sellised tunnused, aga samas uljust saab mingil määral arendada. See, et õpilasfirmade programm, mis siis Ja Eesti poolt on korraldatud, seal õpilased visataksegi tundmatusse vette, me peame ise pinnale ujuma, ei ole seda nagu koolis, et kella 8-st kella 4 on tunnid, täpselt teame, et kell 10 lähme eesti keele tundi, kell 11 matemaatikasse, vaid terve ajagraafiku, ajaplaani peame ise paika panema. Ja see just, et me peame tulema mugavustsoonist välja kõige selle käigus ja kui minult küsitakse, et eelmine aasta, kui ma tegin õpilasfirmat, et kui mitmel korral ma väljusin enda mugavustsoonist, siis ma arvan, et pea iganädalaselt, olgu see siis meie ametliku koostööpartneri Kaleviga suhtlemine, või siis kas või tiimisiseste probleemide lahendamine. Et hästi eri valdkonnad, kus peab tulema enda mugavustsoonist välja ja võib-olla ületama ennast ja just see ongi see, kui sa tunned, et sa arened. Mina tahaks ka öelda, et ärge kartke või ärge mõelge, et ma ei olegi julge või siis mul ei ole seda julgust, et meid pidurdavadki hirmud, aga ainuke ravim siis hirmu võitmiseks ongi see, et te alustate tegutsemist. Et sellega te võidate hirmu ja teete oma esimese sammu ja pärast seda läheb ju palju lihtsamaks, et ma võin omast kogemusest rääkida, ma arvan, et teised ka. No ma võiks lisada, et tegelikult seda hulljulget mõtlemist ja riskimist on võimalik õppida, et mina ise olen selle õppinud ära oma Aasia partneritelt, kes oskavad näha ärivõimalusi sellistes kohtades, kus meie eestlased ei tule selle pealegi. Et tegelikult selline mõnus minek teise kultuuri ja hakates nendega äri tegema, sa õpid ise ka seda rohkem nägema, neid ärivõimalusi ja ettevõtlikkust. Sest sealmaadel on tunduvalt raskem alustada äri kui meil siin, et ma alati tänan nii-öelda õnne, et ma olen pärit Eesti riigist, kus on nii lihtne tegelikult alustada. Tahad sa, Katrin, lisada? Jaa, mul on, ma ei mäletagi, kuidas see küsimus täpselt oli, aga kultuuride erinevustest oli meil teema, kui juba Leila läks sinna poole, et muidugi minul on Skandinaavia suunal kogemused, et kindlasti juba 20 aastat tagasi naisi ettevõtluses arvestati, aga kui sa nagu väga kõrgele lähed lendama, siis saad vastu näppe ikka ka Skandinaavias. Jah, tõepoolest see kultuuride vaheline erinevus on, kui me mõtleme juba suurelt ja läheme eksporditurgudele, et ma ise olen ka Indias kokku puutunud sellega, et on olnud kaasas, ütleme, et on naised ettevõtjad ja on juhuslikult kaasas mees, kes on nagu turistina kaasas ja tegelikult kõik koostööpartnerid suunavad jutu talle. Et siin on erinevatest
erinevate maadega, et sina oled Põhjamaades, Anneliis on Saksamaal ja Aasia ja noh, Itaalia suunas ja noh, ütleme Euroopa suunas, et kuidas on selle kultuuride vahelise erinevustega toimetulek mujal? Anneliisist õppida. Päris tihti vaatab see suur ja tark mees niimoodi alla, et no mida sa blond tüdruk nüüd arvad, et sa hakkad siin tegema. No väga palju arvan. Aga nüüd, kui meil oli see suur Saksa show, kus me saime telesse ja siis me saime selle arvelt ka kõvasti turundust. Nüüd tulevad investorid meie juurde kõik niimoodi ise, et saadavad meile oma CV siia ja infot, kes nad on ja et me peaks nad ikka võtma ja siis ma teen nendele intervjuud ja siis nad võtavad oma naised kaasa, et kogu seda olemust on nagu pehmendada. Et noh, ma ei tea, mis ma muidu arvan, et võib-olla kutsuvad mu õhtusöögil ja siis noh, mis seal juhtuma hakkab, on ju. Nii, Leila. Noh, tegelikult ütleme see kultuuride vaheline erinevus on päris suur, et kuna mina ise isiklikult töötan tõesti klientidega, kes on Brasiiliast kuni Austraaliani, ma puutun religioonidega kokku, mis teate, ma ausalt öeldes isegi viimane kord, kui ma nüüd nädal aega tagasi Hiinast olin, ma isegi ei teadnud mõnda riiki ja religiooni, et ma iga päev nagu õpin jälle juurde neid. Et neid väljakutseid on hästi palju, aga kui me läheme tegelikult sellisesse nagu traditsioonilisse rahvusvahelisse ärisse, kus mina tegelikult olen, siis tegelikult ütleme, see naine ikkagi võetakse täpselt sama tõsiselt, kui sa ise seda tahad ja soovid. Et loomulikult mul on olnud kõike abielu ettepanekutest kuni noh, mille iganes, eks, et küsitud on igasuguseid asju ja testitud mind igatepidi, aga kui nad näevad mind juba 3. korda jällegi messil, siis nad võtavad mind palju tõsisemalt. Ja just see sinu enda olek on selle tõestuseks, kui sa tead oma valdkonda, kui sa tead, millest sa räägid. Et tegelikult ma ei näe takistust hetkel endal, et Saudi Araabia partneriga alustada äri. Ma ei näe üldse takistust Indias, nii nagu sina näiteks nägid, mul on väga palju India äripartnereid tekkinud viimase 4 aastaga. Et ja samuti üks probleemne on muidugi Jaapan. Jaapanis lihtsalt on natuke teistmoodi, aga kui sa tuled ise väljaspoolt, siis tegelikult nemad ei suhtu sinusse nii nagu võib-olla siis jaapanlannadesse, eks ju, et ma ise töötan Jaapani brändiga, tegelikult see ongi selline väga huvitav valdkond võib-olla. Ja ma arvan jah, et võib-olla see kokkuvõtvalt öelda, et kui sa ise nagu tead, millest sa räägid, siis tegelikult ei ole ükski rahvus ei ole takistus välisturgudele minemisest. Viivika. No mina saan rääkida Itaalia turust, kuigi see ei ole üks minu sihtturg, aga ma olen seal kaua elanud ja ma võin öelda siis, et seal on palju ka naisjuhte, et kuna seal ärid lähevad edasi perekonniti, siis juhtub, et osadel puhkudel on siis tütred need, kes võtavad ärid üle ja noh, naistega on hästi lihtne seda jääd lõhkuda või selles mõttes, et hästi mõistavad teineteist. Nad on muidugi hästi palju väljenduslikumad kui meie. Ja, aga noh, kui nüüd naisterahvas läheb mehega mingit ärijuttu ajama, siis on natuke erinev küll, et nii-öelda, et sind tõsisemalt võetaks või nähaks siis sinust rohkem kui naist, et tuleb natuke lihtsalt ise rohkem pingutada. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes, kui sa ennast tõestad, siis sind võetakse täiesti võrdväärsena. Ei loomulikult ja võib-olla Katrin, sa küll alustasid Põhjamaadest, aga äkki tahad pikemalt rääkida, sest et Põhjamaad on küll see, kus probleeme kindlasti kohe ei teki. No praegu kindlasti ei teki enam ja mina olen ütleme sellest suurest ärist tänaseks kõrvale astunud. Aga üks tähelepanek, mis ma tegin, ütleme ka võib-olla juba 15 aastat tagasi oli see, mis on praegu siia jõudnud, on see, et kui on sul ikkagi koosolek ja helistab su laps, siis telefon võetakse vastu ja räägitakse selle lapsega jutt ära, katkestatakse koosolek. Et no see on nüüd siia jõudnud, see on nagu hästi positiivne. Ja seda teevad nii mehed kui naised. Ja loomulikult siis vaba aja kasutamine, ei töötata ennast surnuks, vaid reede õhtul minnakse koju ja siis esmaspäeval alustatakse taas. Ma võin siia lisada, et minu kogemus on ikka 24 tundi, et Aasia on ikka tunduvalt kiirem kui meie siin Euroopas, et ja lapsed võivad olla nende meelest takistuseks küll,
aga siiski perekond on nagu kindlasti see stabiilne pool, et kui sul on perekond, siis sa mõjud ka stabiilsemana äripartnerina. et aga see 24 tundi valmisolek reageerida, ma ütleks, et täpselt see, et praegu majandus on seda sorti, et kui sa oled üksinda ettevõtluses, siis see on täiesti okei, sa võid olla nii kiire ja saavutada palju kiiremini asju kui suured ettevõtted, et selle mina olen nagu õppinud Aasiast, et see kiirus ja just 24 tundi sa tegelikult oledki valmis nagu vastama ka, see on nagu elustiil. et see on täielik vastand nii-öelda siis sellele, mis tegelikult meil siin läänemaailmas toimub, on seal täiesti teistmoodi. ma võib-olla lisaks veel seda juurde, et 24/7, et ühes ööpäevas sellest 24 tunnist tegelikult ei piisa. Isegi juba õpilasfirma kogemusest, et võib-olla me olimegi natukene harukordsem õpilasfirma, nagu kohtunikud on öelnud, et meie tegevus oli kuskil 10 kordi mahukam, isegi võib-olla kui teistel õpilasfirmadel. aga lihtsalt ma mõtlen, et tulevikus, kui ma hakkaksin tegema enda ettevõtet, siis reede õhtut ilmselt alguses kindlasti oleks vabad. ma arvan, et te kõik teate, et siis see ongi üks põhiasi, millele te enne magama minekut mõtlete. Hommikul teete silmad lahti, see on esimene mõte, mis teil peas on. et jah. jah, me siin puudutasime lapsi, et kas lapsed on takistuseks ettevõtluses, et Anne-Liis? Oma kogemuse või nagu hetke meie pere seisukoha pealt ütleks, et mul on või meil on siis karjäär laste jaoks takistuseks. ja kui sa nüüd natuke rohkem valgusta, siis naisel on tihti see, et lähme nüüd natuke isiklikumaks. naisel on tihti see, et rasedaks üldse jääda, võib see päris tihti olla peas kinni, emotsioonid ja kõik nii edasi, eks ole. ja hetkestress on täpselt selline, et 24/7 on meil tööd. ma olen nüüd ka haigeks jäänud tänu sellele, et ma vist ei ole alates kevadest mitte ühtegi päeva korralikult puhanud. ja noh, kui siis nagu mehe poole pealt tuleb ka, et no kuule, võta nüüd natuke vabamaks ja noh, vaataks, et saaks lapse ka, onju. millist otsast? Martiine on ettevõtjate perekonnast, et mis sina arvad, kas sa tundsid noorena, et ema ja isa kogu aeg tegid tööd või? ei, ma arvan, et noh, kui see algus on keeruline, aga kui sul on lapsi nagu ettevõte, siis üks ei välista kindlasti teist, et nagu ma kasvasin üles, siis minu vanemad enne, kui ma sündisin juba 10 aastat, isa oli teinud noh, niimoodi 24/7 tööd, et jõululaupäeval tööl ja kogu aeg tööl ja siis kui mina sündisin, neil oli võimalik juba rohkem oma graafikut ise sättida ja nende töötunnid olid paindlikumad. aga ma alati mäletan, kui ma olin kodus, siis nad tegid laua taga tööd ja neil koosolekud, et küll ei olnud nad 8-st 5-ni kontoris, aga pidevalt nagu töö oli aktuaalne teema peres ja ma arvan, et see on pigem hea, sellepärast et see näitab lapsele, et nagu sa kasvad üles ja pidevalt töö käib käsikäes, siis see nagu loob selle pildi, et elus on väga oluline tööd teha ja vaeva näha ja et sa ei jõua ilma kuskile. ja ma arvan, et just ettevõtjana on see, kui sul on lapsed, siis võib-olla sa saad rohkem sättida oma töötunde, see on kindlasti individuaalne, aga kergem kui võib-olla see, kui sa käid kuskil suurfirmas tööl. ja ma arvan, et ema seisukohast just see, et kui sa mõtled, et ma olen ema ja ainult laps, siis see võib ka väga kurnav olla, kui sa nagu, kui sul ei ole midagi, millesse enda aega pühendada ja mis on nagu sinu asi, mida sa teed ja ma arvan, et igal inimesel on tervislik mõte, et vahest tühjaks lasta ja tegeleda millegi muuga kui ainult pere või ainult tööeluga, et ma arvan, et see balanss leida, kui sa selle leiad, siis see on väga hea, ma arvan. mina alustasin oma ettevõtlust, kui minu laps oli põhimõtteliselt 2-3 kuune ja tegelikult on ta minuga kaasas käinud väga paljudel ärireisidel. eelmine aasta me elasime lausa Aasias mitu kuud ja käisime sealt Jaapanis. ta oli väga hinnatud tegelane ka Jaapani meie firma nii-öelda sünnipäeval, kus tal oli tehtud eraldi Miss Sofia Salina kaart ja ta on nagu väga hästi sulatav jääd, et tegelikult seda võib natukene ka ära kasutada kui aus olla. see ei tulnud mul küll niimoodi nimelt välja, aga ta on varem ka minuga käinud kaasas päris tähtsatel kohtumistel, et lihtsalt laps tuleb natukene ette valmistada, et tal oleks tegevus ja ma arvan, see ei ole kindlasti takistus, et pigem jah, sulatab jääd. ehk jah, statistika ütleb ka, et
kui su ema-isa on ettevõtjad, siis lastel on see ettevõtluspisik on tunduvalt suurem, aga eks ta sõltub ka laste arvust, et aasta isal oli 12 last, eks ju, ja noh, vaevalt, et ta ongi öelnud, et tema ema on või tema naine on kodune, eks ju, 12 lapse ema on kodune, et 12 lapse kõrvalt vist ettevõtlusega ei tegele. kuigi sinul on head näited Lõuna-Eestist, kus oli 6-7 last ja olid ka ettevõtjad. mul jah oli viimane grupp oli Jõgevamaa naisettevõtjad ja siis küsis, et noh, et kuidas sa kõike jõuad, et kas sa oled, kui sul see peret on, ma ütlesin, no jaa, ikka on. Ja siis pärast tuli jutu käigus välja, et üks, kes küsis, tal oli 6 last ja ta oli ettevõtja, siis ma mõtlesin, et siis vist mul väga ei ole midagi, ja ühel teisel naisterahval oli 5 last ja ka väga aktiivne ettevõtja, et noh, niimoodi teiste näidete puhul, noh, mul endal on 1 laps, et jah, teiste näidete puhul ma võiks öelda, et jah, ütleme siis 6, ma tean, et on piir vähemalt, et sealt maalt ikka sinnamaani veel võib tegeleda vabalt. Et rohkem ma ei ole kuulnud. Nii, nüüd ma küsin ühe väga kollase või väga-väga kollase küsimuse. Kas tohib küsida? Et tegelikult Merilin algatas seda natukene, aga mulle jah, presidendi ütlus meeldis, et ta ütles, et vaesed meespoliitikud ja et nemad ei teagi, mis neile sobib selga ja neid üldse ajakirjandus ja meedia ei õpeta. Et nais tippjuhtidel, poliitikutel on hea, et neil siis öeldakse avalikult küll, et mis neile sobib ja mis neile ei sobi. Aga natuke sellega seotud küsimus, et sa ütlesid noor, ilus ja roheline, et kas selline noorus ja ilu on aidanud kaasa mingi sellise hea diili sõlmimiseks? Et alustangi siis Merilinist. Võib-olla minu enda kogemusest, et meie õpilasfirma siis saavutas koostöölepingu ja koostööpartnerluse Eesti suurima magusatootja Kaleviga. Üks ainukesi õpilasfirmasid, mida kohtunikud juhendajad teavad, et on saavutanud nii suure või nii olulise nagu koostööpartnerluse siis. Ja mina ütleks niimoodi, et see oli meie esimene meil, mis läks õpilasfirma meili alt üldse välja, oli Kalevile koostöölepingu meil siis. Ja esialgu nad ei võtnud meid kuigi tõsiselt, kuid me nägime, et nad olid huvitatud noortega koostööst. Samas nad võib-olla ei usaldanud meid piisavalt, aga kuskil 1,5 kuud läks mööda ja nad hakkasid võtma meid aina rohkem kui täisväärtuslikke partnereid, sellepärast et me tõestasime enda tegevusega neile, et me oleme tõesti samaväärsed, võrdsed nendega. Kas just võrdsed on õige sõna, aga et me ei ole lihtsalt lapsed, kes tahavadki tasuta kommi saada, vaid me olimegi nõus neile maksma nende eest ja aitama neid, promoma neid, nemad vastupidi promoma meid. Et see koostöö oli tõesti väga sujuv. Esialgu kindlasti see noor, ilus ja roheline, see tuleb mingil määral kasuks, mingil määral see tõesti tõmbab alla hoopiski seda, et tihtipeale kokkulepped ei saa lõpetatud võib-olla sellepärast, et sa oled noor, ilus ja roheline. Need jäävad nagu võib-olla sinna toppama, kui noor ei suuda ennast tõestada, et ta tõesti teeb asja südamega ja tal on kirg ja ta tõesti suudabki keskenduda sellele ja olla kohusetundlik. Ja tõesti see on see asi võib-olla, millega ta tegeleda tahab ja kui ei ole, siis ju siis ei pidanud niimoodi minema, et need koostöölepingud või kokkulepped sõlmitud saavad. Mis sa Leila arvad? Mina arvan, et see ilu on nii subjektiivne, et tegelikult kui mind on kasvatatud kui ütleme tüdrukud, kes tegelikult, kellele pole nagu ütleme öeldud, et ma olen ilus või kuidagi, et eriline, siis liikudes nii-öelda sinna Aasia poolele, siis ma avastasin, et oi, et seal on see ilu on nagu täiesti nagu ma võin täitsa öelda, et et atraktiivne. Aga rääkides sellest ettevõtluspoolest, et tegelikult ma arvan ise, et see ilu on sinu sees, see, mida sa välja tiirgad, selle sa ka vastu saad. Ja tegelikult ettevõtluses aitab see väga hästi kaasa, kui sa ise tiirgad välja, siis sa tõmbadki ligi endale väga toredaid äripartnereid. Lihtsalt ütleme nooruses, sa ei oska neid äripartnereid endaga ära siduda nii efektiivselt, kui sa seda vanemast peast oskad. Ja mina olen hästi palju õppinud oma mentorilt, ühelt taiwanlannalt, kes on tegelikult üle 50 aasta vana
ja ma näen, kui edukas ta on tänu sellele, et ta oskab lukku lüüa tehinguid. Ja tegelikult noorest peast ma ütlen, et mina olen ka väga uljalt olnud startupis ja teinud väga hulle asju varasemalt, aga ütleme, see kogemus ikkagi tuligi sealt, aga tegelikult just see nooruses see tehingute sõlmimine, et seda tuleb õppida ja seda tuleb õppida päris kaua. Ma ei ole siiamaani seda täielikult selgeks saanud ja ma arvan, et nii mõnigi minust vanem võib-olla ei ole ka seda selgeks saanud, eriti mis puudutab rahvusvahelist turgu. Et kindlasti see noorus ja sinu sisemine sära, ma ei ütleks, et see ilu on oluline, on faktoriks, et inimesed sinu juurde tagasi tuleks mitu korda, aga kindlasti loeb siis muud asjad seal juures. Anneliis. Selle sisemise sära ma võib-olla siis tõlgendaks teise sõnaga ümber, et mis meie puhul on, mida meil on saanud koostööpartnerit, või nüüd me leidsime Saksamaale koostööpartneri ja oleme ka investoriga praegu lepingus sõlmimas. Ja mõlemad, tähendab kõigi poolt on tegelikult tulnud see tagasi, et okei, te olete väga noored ja tegelikult me saame aru, et kogemust ei ole, me oleme ka väga ausad, et seda me teame hästi, seda me ei tea väga hästi ja me oleme väga läbipaistvad ja me näeme, et see on ka väga suur väärtus tänapäeval igale ettevõttele tegelikult. Aga sealt on tulnud just tagasiside, et just see passion, mis eestikeelne sõna teile jaoks on? Kirg, just. Et see kirg, millega te tegelete, mis te nagu välja kumate, et see on just see, mis nagu neid jällegi vastu tõmbab ja mille pärast nad tahavad meiega koostööd teha. Ja, palun. See on muidugi väga õige, sest et ilu silitab kõigi silma. Mikrofon. Mul on siin. Ja, et ilu silitab silma, sinna ei ole midagi teha. Ainult, et kui naine on väga ilus, siis on oht selles, et teda tõsiselt võetavuseks peab tema kompetents ja väljendus ja veenmisvõime olema ilmselt veel tugevam kui nendel, kes iluga ei hiilga. Ma praegu olen täitsa nõus sinuga. Ma lisaks ka seda, et on tulnud hetki, kui tõesti see ilu, võib-olla see seesmine ilu ei tule kohe esmamuljel välja, aga pärast paari kohtumist kindlasti nagu ongi, meil on täpselt samamoodi teada, et me teeme oma asju südamega, et meil on näha seda sära silmades, et kui inimesed teatud valdkondadest räägivad, mis on neile tõesti südamelähedased. Ma arvan, et te kõik olete näinud, et inimestele tuleb see sära silmadesse, nagu selle märkab ära. Ja see on üks asi, ma arvan, mis naisettevõtjatel peaks võib-olla isegi veel rohkem olema, et me ei tohi seda kirge alla lasta, et isegi kui keegi ütleb, et ei, võib-olla meil ei ole hea idee või ei, et me peaksime midagi teistmoodi tegema. Võib-olla me võiksimegi neid kuulda võtta, aga see kirg peaks jääma. Et kui see kirg kaob ära, siis minu arvates enam ei ole mõtet pikka aega teha seda tööd, mis tõesti võib-olla väga ei istu. Et kui see kirega teed tööd, siis sa saavutad rohkem. See kirg on hästi oluline tõesti. Katrin, tahad ka lisada midagi? Ilu või kirg? Kumba ma olen ei, kirg loomulikult, et see sära on ju kaugelt tegelikult näha inimeses, kui ta teeb seda asja, mis ta teeb südamega. Hoolimata vanusest või rohelisest või kollasest. Okei, lähme siis edasi, et siin jälle on hästi palju diskuteeritud, et kes on tõhusam juht, et tihtipeale kui naistelt küsida, et kas sa tahaksid olla juht, siis või naised ütlevad, et vähe on juhte. Kui nad aga hääletavad või valivad, siis tihtipeale nad hääletavad just meeste poolt ja valivad endale meelsamini töökoha, kus on meesjuht. Muidugi ma ei üldista siin liialt, et kindlasti see kõik on muutunud. Ja edasine teema olekski, et kas tõhusam juht on mees või naine, aga ma natukene loeks statistikat, et küsin just sellepärast, et üks uuring 2016 Peterson Institute for International Economics, seal osales 21 980 ettevõtet 91 riigist ja uuriti, et kui naised on juhtkonnas, et kuidas see mõjutab majandusnäitajaid. Ja tulemused olid, et kui naisjuhtide osakaal kasvab 0-st 30%, siis ettevõtte kasum suurenes 15%.
et statistiliste tulemuste põhjal siis jah, on soovitatud siis naiste arvu juhtkonnas tõsta, et nendest kvootidest me oleme kuulnud ka, paljudes riikides need on, paljudes riikides ei ole. Aga küsimus jah, et kas tõusev juht on teie arvates meessoost või naissoost, et alustame siis juba õpilasfirmast, et võib-olla kuidas teil on, kas poisid tahavad juhiks ja kas nad võtavad juhi rolli ja siis Merilin täiendab? ja ma arvan, et see on nagu, eks kõik tahavad, võib-olla mõned inimesed, nad ei taha niivõrd olla juht, vaid nad tahavad lihtsalt seda tähelepanu ja seda tiitlit, et ma olen juht, aga peab arvesse võtma ka oma isikuomadusi ja kõik ei ole, lihtsalt ei sobi juhiks ja see ei ole niivõrd soost, kui lihtsalt sinu omadustest inimesena ja ma arvan, et peab nagu endaga ka kriitiline olema ja mõtlema, et kas nagu heitma kõrvaks selle soorolli kõrvale ja mõtlema kaine peaga, et kas ma nagu suudan ikkagi juhtida inimesi ja kas mul on sellised omadused, et ma oleks hea juht, et ma arvan, et see niivõrd ei olene soost kui lihtsalt isikuomadustest, aga võib-olla mehed on natuke sellised aplamad või noh, et nad tahavad olla juhid lihtsalt, et olla see juht, aga naised on natuke rahulikumad. Ma mäletan ise ka, et mul tütar oli samamoodi seal Junior Achievement'i õpilasfirmas ja tema tegi siis firmat, oli siis 1 tüdruk ja 4 poissi. Ja alguses, kui oli rollide jaotus, siis see võis olla ka natuke naljaga, aga tõesti oli nii, et mehed võtsid endale kohe juhi positsioonid ja siis, aga ütleme, et kui tööle hakati, siis loomulikult see enam ei olnud rollides küsimus, et oluline oli see, kes tegi tööd, et siis see sai ka vastava juhi koha. Aga Merilin? Minu enda kogemusest, kuna ma olin tegevjuht, meil oli tiimis 2 neiut, 2 noormeest ja ma ütleks seda, et kui noormeestel vahepeal tuli probleeme enesekindlusega ja enesehinnanguga, et siis ma tundsin seda, et nad on ebakindlad ja üleüldiselt nagu see, et naine on juht, just see tekitas nendest seda ebakindlust selle tõttu, et nad ise ei olnud enda enesehinnanguga võib-olla rahul. Seda me arutasime ka mentorite juhendajatega, et miks nad nii või naapidi võisid käituda. Aga ma pole kindel, kas see on lihtsalt selles, et me oleme siiski veel natukene teismeeas, võib-olla täiskasvanute maailmas see pole nii. Võib ka olla, et on, aga selline oli minu näide õpilasfirmaga. Eila? No mina tooks üldse sellise sõnamängu nagu liider, et tegelikult mida mina olen märganud ka olemaks siis rahvusvahelises meeskonnas, kus on hiinlased, jaapanlased, taivaanlased, et tegelikult mis on parem teatud kultuuris on ju, et kas see, kes toob hästi palju raha sisse ühekordsete tehingutega või see, kes loob pikaajalised suhted, et see sõltub ju ettevõttest, eks. Aga mida ma olen märganud, on küll see, et see liider tihtipeale siis meie mõistes paremana, ma siis kujutan ette, et kes toob palju raha ja oskab suhteid väga hästi hoida, rahvusvahelisel tasandil on siiski naine, sest naisel on olemas selline huvitav omadus, ta on väga uudishimulik, ta õpib ja tegelikult oskavad naised ka emotsioone ärist kergemini eemaldada kui mehed. Vähemalt minu kogemus ütleb nii ja seda ütleb minu kogemus väga erinevate rahvuste põhjal. Et ma nagu natuke kaldun sinnapoole arvama, et see naisliider on nagu selline, keda rohkem minnakse järgima, sest naisel on lihtsalt sellised natuke pehmemad omadused, mis ei välista absoluutselt, et meesliider võib ka väga hea olla. Anne-Liis? Mu mõtted tegelikult haaguvadki täpselt sinna otsa, et kes on tegelikult liider, on ju tegelikult tiimi juht, nii-öelda. Ma ütlesin pigem suunaja, et mitte juht, vaid see, kes suunab. Ma tahtsingi sinna jõuda just. Just seda ma tahtsingi sinna öelda, et mis on tegelikult liidri või nii-öelda siis juhi ülesanne ongi see, et sa pead ju asjad ära delegeerima, tiim peab omavahel suhtlema, tiim peab toimima. Et tegelikult, kui see nii-öelda tegevjuht ettevõttest võtab nädal aega puhkust, siis asjad peavad täpselt samamoodi jätkuma. See tähendab, et juhi või liidri ülesanne on tiim tööle panna ja seal ma näen ka tegelikult väga palju plusspunkte just naisele või siis feminiinsele olemusele, sest
ma kirjutasin bakatöö üle feminiinsusest ja maskuliinsusest ja kõike vahetada, seal võib minna veel väga sügavamaks. Et ma ei lahterdaks lihtsalt naine või mees, vaid tõesti siis nagu feminiinne energia ja maskuliinne energia, noh, igal naisel on ka maskuliinset energiat, kui palju siis vastavalt on ju. Nii, tahab veel keegi lisada? Okei, et siis me oleme siin ka vaadanud, et Eestis eraldi toetusmeetmeid naistele ei ole. Kunagi tean, et Harju maakondlik arenduskeskus proovis teha naisettevõtjate klubi või mentorprogrammi või ütleme, et on muidugi katsetatud ja muidugi Enut on selles suhtes hästi järjekindel ja kogu aeg uurib ja on siiski järeldusele tulnud, et naisettevõtjad vajavad toetust. Et mida teie arvate ja millist toetust või kas on barjäärid sellised, mida saaks aidata ületada riiklikul tasemel? Mina ütleks, et kui võrrelda naisi ja mehi, siis naised ei vaja rohkem toetust. Et pigem, kui ma ise hakkaks tulevikus ettevõtet juhtima, siis ma kindlasti valiks endale sellise meeskonna ja tiimi, keda ma saan usaldada ja kellele ma saan toetuda. Et see tiim olekski mulle see tugi. Väga hea. Viivika ja mina selles mõttes ma usun, et see eriarvamus ongi see, et äkki on lihtsalt generatsioonide vaheline erinevus niivõrd suur, et võib-olla tänapäeval niisugused väga värsked noored ongi teistsuguse suhtumisega. Aga minu kogemus siis just selle Inspiratsiooni Instituudi tegevusega on see, et kui ma esimest korda kuulutasin välja eraldi siis koolituse alustavale naisettevõtjale, siis 2 päevaga ilma igasuguse olulise reklaamita oli mul üle 500 huvilise. Ehk siis see tegelikult näitab, et ma tean lihtsalt seda, et ütleme 30-le liginevad naised, seal võib olla ka nagu see, et kui sul ei ole veel noorest peast mitte midagi riskida, et sul ei ole lapsi, sul ei ole peret ja nii edasi, siis sa mõtledki nagu natuke ratsionaalsemalt ja oledki rohkem riskialtim. Aga minu meelest naised vajavad rohkem tuge ja just eriti alustamisel, et nad oma hirmudest üle saaksid, sest et neil on vaja seda õlatunnet ja tihti tehakse siis see viga, et tal tuleb mingi idee. Paljud jäävad üldse sahtlistest, et neil on see hirm alustamiseks. Need, kes siis mõtlevad ikka siiski seda ideed ära teha, siis nad kaasavad sõbrannasid, nad nii-öelda müüvad sõbrannale idee maha ja teevad koos 50-50 osalusega siis ettevõtte, mis pikas perspektiivis tegelikult midagi head kaasa ei too, et seal võib juhtuda nii-öelda partnerite vahelised probleemid ja lõpuks tegelikult ka sõbrannade vahelised lahkhelid. Et tegelikult ma usun, et mingis vanuses on tegelikult vaja rohkem toetada naisi. Katrin? No aga vaadake saali. Siin on rahvast. Aga siin te olete, eks ole, sellepärast, et te kõik vajate abi või mitte abi, aga te naised vajavad nagu loomulikult seda naiste omavahelist tuge, küünarnukitunnet ja kuna mina juba ligemale 10 aastat juhin naisorganisatsiooni, kus on naisettevõtjad ja võin teile öelda, et meil tuleb peaaegu iga kuu uus avaldus ja meil on kevadest alates liitunud meiega 15 uut naist, kes on noored, ei ole mitte minu vanused, ei ole 40-sed, vaid just on noored, alustavad ettevõtjad. Järelikult meil on 11 tarvis, aga nüüd, mis puudutab nagu riiklikke selliseid meetmeid, siis ma mäletan seda, et ma käisin eelmisel aastal siin konverentsil ja sõna võttis üks härrasmees kuskilt Euroopa Liidu institutsioonidest ja loetles ette, kui palju on igasuguseid naisettevõtjaid toetavaid meetmeid olemas, aga Eesti ei kuulunud nende nimekirjades sisse. Nii et meil, ma arvan, et meil on selles valdkonnas nagu veel kuskile oma hääl anda. Nii, Anne-Mari tahab lisada. Ja ma tahtsin seda lisada, et meil on selles
leiutajate naiste organisatsiooniga olnud mitmeid projekte ja üks nendest oli Empowering Women. Ja selles projektis võeti läbi Islandi, siis Suurbritannia, Itaalia, Hispaania sellised uurimused, et just kuidas siis neid naisi nüüd võimendada või panna tegema. Ja noh, keeled ja kultuurid pisut erinevad, aga täpselt samasugune niisugune enesekindluse vähesus ja julgustamise vajadus ja ikka kõhklemine vaatamata sellele, et igasugust õpetust oli juba nii palju võetud, et pidi nagu teoreetiliselt kõik selge olema, aga ikkagi ei julgenud seda esimest sammu teha. Nii et võib-olla see puudutab nüüd, mitte nüüd, seda on tore vaadata, et meie noored on niisugused teadmiste pagasi saanud, et nad võivad julgelt hüpata ja ütelda, et mul ei olegi seda tuge vaja. Aga jätame nendele teistele ikka selle ruumi, sest palju on neid, kes seda vajavad, meil ka. Ma tahaksin öelda veel seda, et tuge on kindlasti vaja, lihtsalt mina leiaksin seda pigem oma meeskonna seest kui väljastpoolt, kuna siis on meeskond ise tugevam. Ja lisaksin veel siia jutule seda, et naised vajavad minu meelest alguses, ettevõtte alguses rohkem tugi alustamisel, seda kinnitustunnet või seda, mis lükkaks neile selle hoo sisse, aga mehed vajavad pigem seda hiljem, et pärastpoole. Kui see ettevõte on juba käinud, need rutakad sammud on tehtud, liiga palju riske on isegi võib-olla võetud, et siis tullakse ja küsitakse abi, et mida siis teha. Ma tooks siia ühe sellise väikese seiga või ütleme sellise mõtte, et tegelikult kuna ma igapäevaselt töötan väga tihedalt siis Aasia naistega koos, siis tegelikult ka neil on täpselt samad probleemid nagu meil siin. Aga ütleme niimoodi, et neid võetakse veel vähem tõsisemalt kui meid siin, et ka need naised vajavad täpselt samamoodi tuge ja ka väga edukad naised, et näiteks ka minu enda mentor, minu äripartner on tegelikult väga suure kasvuga ettevõtte loonud ja teenib väga hästi. Tema vajab tuge, et ma siiski kaldun arvama, et see naine on ikkagi selline, kes vajab teise inimese sellist inspiratsiooni ja motivatsiooni. Ja ma olen seda meelt, et mehed ka vajavad seda, aga mehed ei vaja seda võib-olla sellises doosis. Ühesõnaga arvamus jäi kõlama, et vajame tuge ja natukene suuremas doosis kui mehed. Jah, sest minul on ka olnud kogemusi nagu nii-öelda, kui ma nõustan ka ettevõtjaid, tegelikult ka mehi, et mehed tulevad siis, kui on nii-öelda need uljad sammud ja on nii-öelda tundmatus kohas vette hüpatud. Ja siis tulevad, kui on haavade lakkumiskoht, siis nad tulevad, et oot, mul on 300 lebotooli, mis oli nii hea idee. Nad on mul nüüd kõik valmis toodetud, nad on mul laos, mis nüüd edasi teha. Et tegelikult väga olulised sammud on ju ennem seda tegemata jäänud, aga tal tuli idee, ta nägi seda, ta teadis, et tal on see valmidus nii-öelda toota olemas, ta tootis ja alles siis ta hakkas mõtlema, et issa, mis nüüd edasi. Aga naised tulevad minu juurde täitsa alguses, kui on idee ja siis ikka küsivad 10 korda, et kas see on ikka hea idee ja küsivad teistelt ka. Ja nad tahavad seda kinnitust alguses oluliselt rohkem. Mul on täpselt sama, et väga tugevad ettevõtjad tulevad küsima Aasiast minu käest, kas see on ikka hea idee ja sellist nagu ebakindlust on inimeste seas, kes on tegelikult juba saavutanud elus nii palju naiste seas ikka veel olemas, et sellist teist kultuuri natukene sisse. Ja õnneks naised julgevad küsida. Anneliis. Aga ma jäin praegu siia mõtlema, et kas see tegelikult on üldse halb, see pole üleüldse halb, sest seda sa pead tegema tootearenduse protsessis. Sa pead küsima 10 korda iseendalt, kõigilt enda ümbert, sa pead katsetama. Ja alles siis sa saad sellega minna, selles mõttes, et need uljad mehed siis ütleme, et ostan nüüd lebotoolid ära, nüüd maha. Sorry, väga vale businessi vaist. Aga selles mõttes muidugi tegelikult naistel on natuke meestelgi õppida, et ongi hea küsida nii-öelda turu käest ja nii-öelda seda tagasisidet küsida. Aga kui sa jääd nagu lõpmatuseni sinna ideefaasi ja sa ühtegi sammu ei tee, sest sa nagu kardad ja sul ei ole tuge, et selles suhtes sellest tuleb ikkagi nagu üle saada ja siis ma usun, et seal on seda tuge vaja. Ja noh, naised mõõdavad 100 korda, mehed 1 korra ja lõikavad, et seal tuleks nagu mõlemalt natuke õppida. Aitäh, nüüd ma annan teile igale ühele veel ühe lause võimaluse. Eks siis soovitage midagi naisettevõtjatele, 230 naisettevõtjale
ühe lausega, et Anne-Mari. Ärge kunagi andke alla ja uskuge, et iga ei loe, head mõtted võivad tulla ja kui teil on juba läbi käidud tee ja kogemus, seda enam astuge julgelt edasi. Aitäh, Anneliis. ma ütleks, et ärge kunagi nähke iseennast kui mingisugust takistust, see, et sa oled naine, see ei tähenda mitte midagi. Kui sa iseenda jaoks paned selle takistust, mina olen naine ja oma sellepärast ei saa ja oi, naine ei saa mehega minna vestlema või mis iganes. Kui sa tood endale vabanduseks ette, et sellepärast, et ma olen naine, siis sa oled juba kaotanud. Katrin. Siin on täna juba vihjatud igasugustele ÜRO raportitele, et ma tean, et üks uuring on tehtud õnneindeksi kohta ja Eesti on seal 63. kohal, et ma väga tahaksin, et ja ma tegelikult, ma usun, et naiste ettevõtluse osakaal langetab seda numbrit väga kõvasti. Aitäh, Martiine. ja ma tahan ka öelda seda, et ma arvan, et see, et sa oled naine, ei peaks olema mingi nagu vabandus või ettekääne, vaid see on nagu positiivne asi, et see ei tähenda, et sa oled nõrgem või saamatum, vaid et sul on just nagu palju positiivseid omadusi, mida võib-olla meestel pole ja see nagu annab ainult võimalusi juurde, mitte ei võta ära, nii et ei tohi lasta nagu ühiskonnas kujunenud pildil nagu enda arvamusi muuta ja. Võib-olla, mis ma veel lisaks või ütleks mingi mõtte edasi, on see, et naised, olge ise endale ja teistele eeskujuks. Et ärge otsige seda eeskuju kuskilt mujalt, vaid olge ise täpselt see eeskuju, keda teie nagu alt üles vaataksite. Väga hea, Viivika. mina ütleks seda, et kui teil on ideed tulnud, need ideed ei anta teile või nad ei tule teile lihtsalt niisama pähe. Nad tulevad mingisugusel põhjusel ja kui nad teile juba pähe tulevad, siis tehke mingi järgmine samm, kas või üks ainus samm, et seda ideed hakata teostama. Ja uskuge mind, et kui see esimene samm on tehtud, siis natuke seda hirmu olete ka juba ületanud ja siis sealt edasi on oluliselt lihtsam. No see on kõikides eluvaldkondades ja ideede teostamisel täpselt samamoodi. Nii et ärge jätke neid sahtlisse ainult hirmude pärast. Ja Leila? Ja mina kutsun siis natukene lahtisemalt ja avatumalt mõtlema erinevate maade suunas. Maailm on niivõrd kirju ja põnev ja iga ühele leidub nii-öelda siis oma turg ja kindlasti vaadake avatud pilguga. Ja tegelikult meil on täpselt 2 minutit veel aega küsimuste jaoks, et 2 küsimust. Siin on hästi palju vastajaid või siis võite vastu väita mõnele diskussioonile. Võite hiljem tulla ka meiega vestlema. Me oleme seal ekspordinurgas Viivikaga. Jah. Aitäh teile väga meeldiva ja informatiivse diskussiooni eest. Et tavaliselt naised või tüdrukud õpivad koolis paremini, on rohkem viielisi, nad on püüdlikud. Poistega on pisut teistmoodi, aga juhtimismaailmas on mehi rohkem. Kas te oskate öelda, mis asi see on, mis motiveeriks neid tublisid, tarku naisi rohkem ettevõtluses riskima? Et ma alustaks selle püüdlikkusega, see on hästi hea sõna. Ja tegelikult meil oli siin paar aastat tagasi oli ka Enuti raames oli üks konverents ja kus tegelikult tuligi välja uuringutest, et sama ohtlik selline tüdrukute püüdlikkus on tegelikult üsna ohtlik, sest et nad on nii püüdlikud ja nad muudkui püüavad ja siis neist tulevadki sellised püüdlikud palgatöötajad, eks. Ja poisse siis tegelikult, kes ei ole nii püüdlikud, et nendest tulevad ettevõtjad ja nendele pööratakse tunduvalt rohkem tähelepanu. Et sama ohtlik kui see, et poisid jätavad haridustee katki, ei lõpeta, eks ju, kõrgkooli, jäävad põhihariduse või siis keskhariduse peale, et sama ohtlik on selline püüdlike tüdrukute kasvatamine. Et see tõesti ettevõtlusmaailmas see ei ole pigem hea.
mina tahaks ühte asja öelda, et ma uurisin ühe oma koolituse pärast sellist asja, et ühesõnaga, kui te tahate olla liidrid, mida iganes te tahate, esialgu tehke see selgeks. aga ma arvan, et kõige paremini mind näiteks küll motiveeris see teadmine, et kui Eesti oodatav keskmine, ma võin natuke numbritega eksida, aga kui oodatav keskmine naiste vanus on 89,1 eluaastat ja kui me võtame maha kõik need aastad, mida me õppimise, laste kasvatamise, enese korda tegemise, liiklemise ja kõige peale maha võtame ja magamise peale, siis meil jääb tegelikult ainult 13 oli vist see aastate arv, kus me saame päriselt oma ideid teostada ja osad on meil juba nagu ära elatud. Ehk siis ma arvan, et see võiks küll motiveerida, et meil ei ole aastaid lõputult, et kasutage neid siis, mis meil on. Ma võiksin lisada veel sellele küsimusele sellise vastuse, et otsige endale mõttekaaslasi, et tegelikult see on hästi oluline, et leiaksite positiivseid inimesi enda ümber ja usuksite iseendasse, et see on juba kõige aluse olemaks ka väga hea liider ükskõik mis valdkonnas, et ärge laske neid negatiivseid kriitikanooli väga tõsiselt enda külge. Ja põhilised takistused vaatavad meil tegelikult peeglist vastu tavaliselt.